tere hommikust, kell on kohe saamas 10 ja täna on natuke teistsugune päev. Me läheme Mason Beasti, vaatame üle vormide disainid ja peale seda me liigume trenni. Ma näitan teile täna, milline on mu hommikurutiin. Hiiumaal kutsutakse mind kiirusköögis. Sa paned kõik asjad vaikselt tuugama, kohvi, jälgige protsessi. Võib-olla siin panni kärssama juba. Aga see on see, kui sa oled nii kiirusköögis. Korter läheb põlema. Me paneme muna võileiva peale. Sai, hea sai, tervislik sai. Protein, Philadelphia läheb peale. Siis me paneme maasuitsu singi, kurgi. Siis me paneme juustu ja siis me paneme kõige tipuks tomati ja sidunipipra. Ja see on minu iga hommik. Teen teile ka ühe võileiva. Aga ma ütlen teile, ma pole kunagi kärssama asju lasknud, aga täna võib juhtuda. Kui see näeb päris inetu välja. Ma natuke võtan temperatuuri maha, paneme 9 peale. See muna ei peagi olema nagu ilus. Ta on võileiva all, ta on juustu all, sa ei näegi teda isegi. Mul ei ole soola vist enam. Eile sai vist otsa. See on ka lahe. Mul on soola helbeid. Mul kogu aeg töö käib. Ma teen sulle cappuccinot. Aga natuke palju läks piima. Ma pean natuke ära valama. Urmoja vaatab seda täiesti kerisel ilmselt. Aga minu eelis on see, et vähemalt erinevalt temast ma oskan CS-i mängida. Ta ei oska seda teha. Kreemi peab olema pigem rohkem kui vähe. Ja minu kokkuhoiupoliitika tulebki natuke nagu teiste inimeste arvelt. Et endale natuke suurem viil ja teistele nagu täpselt siuke paras. Siis panna nii, et kõige mõlisem näiteks. Kuidas võileiba teha? Singi. Nimed oma mängu muna. Täpselt siuke vedel. Muna valget enam pole, aga miks ta mul täna niimoodi kärssama läks? Nüüd paneme kurgid ka peale. Imehead võileivad hommikul. Viimane batch. Võtta tomat. Kui hästi sa tunned oma operaatorit? Päris hästi, ta ei söö tomatit, ma tean, mul tuli meelde. Tomati peale toimib sidrunipipar üli hästi. Nii. Ma olen päris nobe selles kiirusköögis, kui tööprotsess on lõpule viidud. Siis tuleb köök ka korda teha. Muidu võib restorani omanikult pahandada saada. Pole mitte kuningate hommikusöök või? Siin on rohkem valku kui üldse midagi muud kokku, nii et head isu. Tuled minuga või? Saan sa pärast siia ära tuua ja? Tere hommikust. Läheme Mason Beasti, vaatame disaini. Millised meie särgid tulid? No nii, natukene aega möödas. Me oleme tagasi teie juures. Me tegime nagu 2 kollektsiooni. Üks on selline performance, millega saad mängida ja üks on siis selline lifestyle pigem, mille saab vist ka. Mingi soojendusdress? Jaa, täpselt. Okay. Esimene toode on siis see bluus, millest me rääkisime, mis võiks rohkem olla siuke viisakam ja ees on nööbikesed. Kaeluses on meie detailvärvis piping ja varukates samamoodi. Ja see on see kangas, millest ma rääkisin teile, mis on tentsil, mis on hästi pehme. Siis teine bluus on spordimaterjalist. Ma tegin sellise huvitava varuka lahenduse, et spordibluusil, et ta annaks seda venimust ja ei oleks see õlg niimoodi püsti on ja vaatame, kuidas siis päris elus tööle hakkab. Ja siis on püksid, sees on paelad, paelu me välja ei pand. Pükstel on see teema ka, et kui sa paned pallid taskusse ja siis pallid välja, siis ma ei tea, mingid sellised ebamugavamad püksid on need, mis tuleb tasku kaasa. Ma saan siia õmblusesse panna ja me saame pealt lasta selle kinni teppida. Siis lifestyle. Oi, see pusa on väga tuus. A paddle cult. Sa teed kõik oma plaanid paddle'i järgi, et sorry can't paddle ongi. Kõik helistavad, tahavad sind näha. Sorry can't paddle. Ja siis mõlemad logod on perekonnanimega selja peal ja siis 0-100 on ka. See kõik on nagu väga komplektina, nagu väga ilus. Suusi komplektiga ei saa kaotada. Plus veel sees, secret weapon, ma annan teile ka siin kätte. Me läheme täna trenni niikuinii, siis Tõestalime ära. Proovin täna, andke tagasiside. Ädult tested on peale tänast trenni. Mul on vaja ühte reketit niikuinii kotti veel sellist, et siis kui ma väga närvi lähen, siis ma panen enda mängureketi kõrvale ja siis ma võtan selle peksam sõdiks. Aitäh teile. Aitäh teile ka. Vormid. Väga ilusad vormid ja uued reketid ka. Trenniaeg. Me oleme teinud Reneega Jaaluri keskpaigast alates
nädalas vähemalt 2-3 treeningmängu ja kuna tema on naaglitsi mängija, siis meil on see hädavajalik. Ma olen räigelt obsessed kontrollimisega. Kui nagu kontrollida palli, siis kontrollid mänguga. Teil on see, et kui me mängime teie vastu, ka teil on löögid täiesti fine. Nagu Erko on õpetanud sitaks hästi teile tehnikat, kõike seda. Aga nagu seda, et palli veits kontrollida, tempot kontrollida. Eriti sa võtaksid rohkem mängul initsiatiivi. Kontrolliksid volledega rohkem, ülevalt rohkem, kõike seda. No nii, valmis jah? Rauno tõsta ei tohi. Pane nii palju damage'it, kui sa vähegi saata, Let's go. Hästi, Rauno. Vaata, kus sa seisad. Sul ei ole ruumi, et minna pallile vastu. Sellepärast sul on kõik pallid. See, isegi kui sa tahad rünnata, sa ründad nagu pool reaktsiooni peal. Sunni ennast veits rohkem liikuma, aga nüüd sul on aega. Okay. Nüüd need kõvad pallid, mis ta lööb, sul on ikka aega, et minna. Good. Yes. Kõvasti varem, Robin, kõvasti varem. No siit on täiesti võimatu. Ninaga nuusuta seda võrku kas või noh. Ammu. Hästi. Go. Good. Suru. Good, Robin. Hästi. Sobib. Istu sinna jala peale, parema jala peale. See on mingi 2 sentimeetri küsimus praegu. Mis asi see on? Miks see niimoodi võrkab? See on täis kusi ja kõik segamini. Iga kord, iga trenn nii endast välja, et mingid pallid, mida ma tunnen, et ma pean kätte saama, ma ei saa neid kätte. Nagu saad nii närvi. Tavaliselt on ikka nagu keel nagu nii üle spordiliselt ja ma lihtsalt ei suuda emotsioone tantsutada. Ma olen enam-vähem suutnud hoida praegu. Energies are high. Ei tea, kas asi on uues ketsides või nendes Masoni reketites, aga täna on hea film. Ma ei usu, et sa kardad palli, aga see näeb välja veits, et sa nagu oled siin. Kõik tugevad pallid. Siit sa ei pea isegi sammu tegema, aga õlgadega suru alla. Õige. Istu. Good. Bravo! Ma arvan, et oli väga hea trenn, lihtsalt ma ei oska seda hinnata. Siis ma olen nagu rohkem närvis, kui ma trenni teen, nii et ei tea. Me otsustasime Volta padeliga selle Robini teekonnale kaasa tulla eelkõige sellepärast, et mulle väga meeldis tema see ambitsioon ja see eesmärk, mille ta püstitas. Selle teekonnal on kindlasti see, et kuna see on pandud sellisesse lühikesse aega, väga intensiivne periood, siis kindlasti on mingisuguseid tagasilööke, hästi palju uut informatsiooni, mida talletada ja see võib tegelikult alguses lüüa peas platsil kogu selle mängu sassi. Soovin neile tugevat tervist, et nad selle perioodil vastu peaksid ja kütke platsile asjad kuumaks. Täna me tulime siia Ülemiste City MyFitnessi, et teha kehaanalüüs. No ma näen, et tegelikult sul on vorm tegelikult päris hea. Sa oled nagu selles mõttes okei, aga mul on vaja kehaanalüüs ära teha. Tere! Tere, Robin! Väga meeldib. Tervist, Rauno. Väga meeldib. Robin ja Rauno, jah. Let's go! Eks me saame täna teada ikkagi, kui paks ma olen praegu, jah? No, põhimõtteliselt, kui lihastes sa oled. Ole ikka enda vastu armuline. Nagu ma aru sain, siis sa tahad elu parimas vormis olla padelivõistlusteks. Jah. Ja nagu ma kuulsin, sa tahad seda teha ilma toitumiseta. Ma tahan seda kebabi boksi friikatega ja jalapenoga, nii et tahaks siia see. Astu jalgadega metallse osa peale. Nii, astume peale. Algus seisa rahulikult. Nüüd võta need kätte endale. Hoia nendest pöialdega kinni. Hästi. Väga tubli. Kui sina tahad keharasva langetada, toitumine on number 1 alati. Ja kotsukana. Võtsin neile kotsut reskpiriteavine. Et kahjuks me üle ei saa treenida kehva toitumist, aga alustame. Üldkehakaal 90,2, keharasv kilogrammides. 10-15 on optimaalne. Sinul 10,8-16 on optimaalne. See number on õige või? Tal on nii vähe, jah? Saad saru? Mul on alla normaalne. Saad saru, tal on nii väike number, et ma pole...
Nii, proteiinil on 13,3. Lihasmass on üle normi. This is very good. This is very good. Yes, high five. High five! Nii, vaata, kuidas sul on. Sul on 15,3. Sul ka, tubli poiss. High five! Ja nüüd on siin üleval teil kehatüüp. Siin on meil obesity class 1 ehk siis rasvumise esimene tase. Ja siin on fit. Annan sulle toidupaberid kaasa, trenni teed ja varsti on kõik korras. On ju? Kõik on korras, elad päev korraga. No maikuus kohtume uuesti, ma näitan sulle. Olgu siis näidatud. Oleme rääkinud. 83 võiks ikka olla. 81 ütles. 83, ja meil on 83. Okei. Maikuus Robin tuleb tagasi 83 kilose mehena või vähem. Jah. Tähendab, hästi. Ja sa tuled võtad 1,2 kilo rasva juurde. Ja selles mõttes, et nalja kui palju on. Ei ole, tegelikult on kurb. Ma ei ole kindlasti numbrit juba pahane. Nagu see on päris hea reality check, kui te tahate teada saada enda kehaanalüüsi. Kui halvasti asi teil on, siis MyFitist saab seda teha. Et tehke ja hoolitsege enda keha ja tervise eest. Homme on meil A-klassi turniir. Me oleme teinud see nädal trenni. Hakkab veits põlvedele. Aga muus osas ma tunnen ennast hästi. Viimased 2 nädalat on korralikult tampi olnud. Keha on üpris kange. Me oleme teinud ühe treeningmängu, mille me saime rõvedad lutti. Ja see oli A-klassi poiste vastu. Üks nendest oli Markus Rõuk, kelle vastu me ka homme siis esimeses riigis kokku lähme. Täna treenime Volta treenerite Rene Bush Juniori ja Julio Solorzano vastu, kes mõlemad on samuti A-liiga mängijad. Tore on muidugi alati see, et ma olen nii indu täis, kui ma mängin endast paremate mängijatega. Ma arvan alati, et mul on lootus võita, aga see nädal on näidanud täielikult vastupidist. Närvi ei ole sees kusjuures. Kõige muret tekitavam on see, et esimene asetus on vastas. Markus Rõuk ja Oskar Hagonen. Paneb mõtlema. Ma tahaks ka ju sinna jõuda kunagi. 2 nädalat nii kõvasti padelit mänginud, et peopesa on katki. Okei, esimene kord A-klassi turniiril võid peksa saada, on okei võib-olla. Aga ma ei tea, 3., 4., 5. kord. Mehed juba naaravad, kui sind vastaseks saavad, seda ka ei taha päris. Ma olen valmis. Su servid. Full focus. Sinu taga. Taga, tulevad ees. Tõesti. Tai, Robin, come on. Kohe käime. Putka küll. Nii saa. No! Ei saa õhku jätta, kohe kui õhku jätta. Me peame mängu sisse saama, me ei ole mängus sees praegu. Tempo on ka tore selline, et parem. Sina! Hästi. Ei ole võimalik, noh. Tõstad asjad kõik rõugu peale. Kui Oss läheb lööma, proovime blokkida. Me ei jõua niikuinii nagu seda minna ka. Samm taha, proovime blokkida. Ja lihtsalt ise peame full focust. Võrgus surume. Saame küll. Tai, come on! Come on! Niimoodi, kui tõmbab käima see mängu. Vamo! Taga, vajuta ära! Õige, Robin! Aia.
Viitsid, see jääb mind nii kätte, see ei ole üldse nii tugev löök ja mingi kuradi fucking hea löök. Ta oli kuradi juust, et sain. Come on, Robin. Ei saa. Lihtsalt ei saa. Nüüd on juba siuke olukord, kus nad lihtsalt löövad üle ja ma teen pea ära. Nende kogu taku on praegu sulle lihtsalt kõvasti volle peale, niimoodi, et sa jääd ainult blokkima. See ei ole raske löök, see on kõige haigem. Ikka raha või? Ma teadsin, et siin juhtub siuke asi, aga et nagu, see on nagu nii fucking raske, nii nagu pettumust valmistav. Ma ei olnud selleks valmis. Siis ma löön reketiga endale, mitte kunagi pole juhtunud, löön smashi ja löögi lõpetan korradi reketiga vastu põlvenna. See on normaalne. Need löögid, mis tagasi tulid, oli nagu nii hästi paigutatud, et ma ei olnud nagu mitte midagi teha. Esimese mängu võitsime Robin ja Rano vastu 6-0, 6-0. Loos neid ka väga ei helitanud. See, mis meil tuleb nagu automaatselt juba, mille peale me mõtlema ei pea, võib-olla nad peavad veel mõtlema, mis hetkel kuhu kellele löövad. Vastased panid veel natuke seda kiirust ja äkilisust juurde ja siis oligi juba väga raske. Mind lõigati sealt valemist täiesti välja mängus, et pandi korralikult rõhku Robinile. Tegelikult on see, et tunne on päris hea, arvestades seda, et me saime just esimeses ringis 0-6 saime niimoodi tuppa, et topiti täitsa täis meid, aga sellegipoolest miinusringis 2 kunagist jalgpallurit on vastas. Tere, Robin. Teeme. Anname kuumana. Ma tahan väikseid võite. Davai. Sõbrad on kohal, see on väga hea. Pane ära. Õige. Hästi, täpselt nii, Robin. Super, väga hea. Pass. No, kõik. Sina. Veel sina. Tere sina. No tegelikult on see, et meil on üldiselt on asjad korras, selles mõttes paar lohakus viga, vaata. Reaalsus on see, et nemad ei löö meile tegelikult ühtegi palli ära. Ei löö. Et me ise teeme oma vigu ja sellest nad saavad peamiselt. Aga nad on surve all ka, nad ei suru meid väga, vaata. Valmis. Sinu taga. Ei jäta juhus oleks midagi. Sina, mõlemad taga, tule vihta üks. Tehtud. Te ei vaata mängu või? Sõbrad tulevad mängu vaatama, ei vaata mängugi. No kurat, Ranna müüb mulle jälle mingid asju. Mida ta müüb? Jälle müüd krüptote. Ma ütlesin, ma tahan saada väikseid võite täna. Ja ma sain esimese võidu A-liigas kätte. Esimene mäng muidugi ongi see, et lihtsalt siuke reality check, et kui sa reaalselt oled. Saime teada, aga siit on ainult võimalus paremaks minna. Mina, ma olen taga. Saad, hei siin. Ma olen taga. Minu viga. Ma arvan, et on nii tugevasti löötud, et fucking hell. Sina! Sorry. Hästi, Rauno, head. Selline praak on kogu aeg. Vai.
meil on lihtsalt see probleem hetkel, et nüüd me teeme ise vea enne ära kui nemad. Me pole vaja seda. Hoiame seda mängus, hoiame. Me ei pea punkti tegema. Valmis. Taga. Nice. Jaa, teeme. Taga, saad. Jää. Saad. Come on! Hästi. Hea. Sorry. Aitäh. Hästi. Tegelikult on tuju hea. Paremat ei oleks osanud oodata. Me ju teadsime tegelikult, mis esimeses mängus meid ees ootab, kui raske see on. See lihtsalt on reaalsus hetkel. Aga järgmised 2 võitu näitavad, et tegelikult me kuulume siia. Tundub, et siis trennidest on kasu olnud. Mängisime ise palju paremini kui näiteks B-liigas. Eriti see vend. Juba oli korrektne mäng. Võitsime samad kutid, kellele me 2 nädalat tagasi veel kaotasime. Längi! Nad said selle priigi, Küll! Päev on meil väga-väga väsitav olnud. Jalad on läbi, keha on läbi, õlg on läbi, aga me oleme valmis kõik selle nimel, et homme on hea ja mõnus puhkepäev, et ei pea tulema siia padelis mängima. Et lähme. Head mängu! Aitäh! Jaa, Robi! Hästi. Küll, Sorry! Anna andeks! Mis lakna! Valmis! Küll, Kurat küll, nii lihtsalt, tough. 4. mäng täna ikka. Sinu, taga. Hästi, väga hea. Miks? Süüke asi ajab mind nii närvi, See on puhast tahtmise asi. Ma ei suuda seda vollet, lihtsalt ma ei julge teha, ma kardan, et see läheb auti ja siis tekibki süüke asi, et ta lihtsalt ei löö seda vollet enam. Hilna. Ta ei jalad tööle, võtame selle. Come on. Ole mõtet, Kõva. Saad. Jaa, Robin! Hästi. Fucking same. Ikka nii hästi, Minu pask. Hea mäng. Thanks. Tere, mul ei ole sõnu, me ei saanud alguses jälle minema, Lihtsalt taga ajamas kogu aeg. Mis seal ikka? Esimene A-klass tehtud ja võib vist rahul olla. Nüüd on B-klassi võit vaja ära tuua ja siis võime A-klassi tagasi luusida vaikselt. Sauna ja lähme puhkama. Jaa. Enorm. A-klassi turniiri 19. koht andis meile 20 punkti ehk 2 peale kokku 40 ning see asetab meid üldedetabelis individuaalselt 82. kohale. Et ühtegi oma lihtviga enam ei tuleks. Kahju, et padeliväljakul niimoodi teha ei saa. Hetkel olen Eestis esinumber. Ei saa seda, See on rets. Tüdrukud mängivad väga hästi ebareaalne. Ma ei rannu, ma ei saa nii. Me peame seda parema lahenduse saama. Mis kohaga see pall puutub seda reketit? Kui vaadake recovery room üle, siis... Chill.
siin on rahulik tiksuda. väga aus koht.